Tere tulemast AZ & Chill kanalile. Sellises asendis pole ammu olnud siin kanalil, kus mul on mikker käes, mul on klapid peas ja minu kõrval ei istu härra Valting. Minu kõrval istub naine, kes Minu kõrval istub naine, kes on siis, kuidas ma nüüd siis ütlen, kolleeg või? Nüüd ühes saates või? No jah. Semi või? Semi. Jah, ja kes on ka kunagi ammu Reactides ka läbi käinud. Desimumm! Tere! Desimumm on meil kohal ja miks huvitav on küll Desimumm siin kohal? Ei tea. Ei tea ja me olime siis üks saates nagu Maskis laulja ja nüüd ilmselgelt me istume siin. Kuna me oleme luusarid. Me oleme luusarid esiteks, teiseks me oleme fame-hoorid ja me tahame klikke saada. Just. Ja nüüd me hakkamegi rääkima teile kõigile. Kuidas oli Maskis laulja teekond? Mis päriselt toimub? Mis päriselt toimub? Kuidas sul läheb? Mul läheb kenasti. See saade oli väga põnev, selles suhtes see varjamine ja kogu see protsess oli täiesti uudne mu jaoks. Ma ei ole kunagi varem midagi sihukest teinud, et ma päriselt ei tohi kellelegi mitte midagi öelda. Laulude valimine oli ka sihuke, et ma teadsin, et ma tahan teha midagi, mida ma pole enne teinud ja see oli see ülihea platvorm, kus ma saan laulda oma lemmiklaule niimoodi, et mitte keegi ei tule muga ägisema. Et miks mumm seda laulab, keegi ei ütle mulle, et nagu ma ei tea, ma ei taha kuulda, et mumm laulab nagu rap-kaadi on ju, või räpib rap-kaadi, eks ole. Sa ikka pidid selle rap-kaadi tegema Ilmselgelt, see on mu trademark. Ja just, kiire rääkime. No aga jah, sinu jaoks kestis natuke pikemalt see kogu trall. Ja kuule, kas... Mis 6 saadet? 6 saadet. Ma isegi ei jõudnud vaadata sinu väljalangemist. Okei, sa valetad kas praegu, Andrei valetab kas praegu või ta valetas mulle chatis, sellepärast et ta kirjutas mulle, kui ma välja kukkusin, et ta vaatab järgi praegu. Ei, ma seda ei vaatanud. Super, aitäh sulle. See on ainuke saade, mis on pole. Aitäh sulle, aitäh. Aga ei, kuidas sul üldse pakkumine tehti? Triin saatis mulle meili. Triin Luhats ja tema on siis Kaupoga koos on ju teeb seda saadet. Nendele, kes ei tea, võib-olla ei ole nii hästi kursis, et Kaupo korraldus on Triin Luhats Ruudu produktsioonist ja meil oli konkreetne nagu, oli kirjas, et davai siuke pakkumine, kui sa pole huvitatud, siis lihtsalt nagu vasta, et sa pole huvitatud, aga kellelegi ikkagi rääkida ei tohi, on ju. Aga ma vastasin kohe, ma arvan, et Triin sai mingi 5 minutiga vastuse, et ma olen huvitatud. Let's go. Sõlmisime lepingu ära ja siis nii oligi. Kuidas sa said? Mul oli vist sama, vist oli nagu meili tulnud väike kiri. Ma üldiselt võtan vastu neid projekte, ma korra mõtlesin, vaatasin nagu, ma ei ole nagu eriline laulumees on ja mulle meeldib esineda, aga ma ei ole laulumees. Ma olengi, kurat, et ma pean ikka, et kui nagu teha, siis ma pean valima nagu mingid normaalseid laule, mis minu hääle jaoks sobivad just, vaata. Ega see on just lahe ju. Ei ongi, vaata, ongi lõpuks lahe, aga minule nagu kõik laulud ei sobi, vaata. No eks see on ikka tegelikult kõigil on suht nii, on ja. Aga ikka hea laulja paneb ikka kõik ära, on ja. Aga ühesõnaga, minul on see, et ma pidin nagu me kind of valima vaata mingite asjade vaata. Ja siis oligi nagu see, et ma enamasti kõik laulud, mis mul oli plaanis esitada, mis ma ka esitasin, need sobisidki nagu väga hästi ja nagu täpselt need, mis mul nagu meeldisid ka, vaata, see oli nagu hea lihtne esitada. Aga ühesõnaga ma korra natuke nagu mõtlesin, et kurat, kas ma ikka nagu saan hakkama. Mõtlesin, et samas, et selline projekt nagu see on nagu once in a lifetime värk. See oli täpselt minu lause, ma ütlesin ka, see on once in a lifetime. Kui keegi tule enam sulle ütlema midagi, vaata, tule järgmine hooaeg, kuule, vaata. Kusjuures tegelikult see on hästi huvitav. Ma ise mõtlesin ka, et mul on mega kiire, mul on magistritöö lõpetamine, täiskohaga töö, mingi sotsmeedia, mis 100 asja on ju. Ma mõtlesin, et no kus ma võtan selle aja ja siis mu esimene mõte oli see, et aga kui ma nüüd seda ei tee, siis keegi ei tule järgmine aasta ütlema mulle, et kuule, tule nüüd on ju. Aga Monika Helme, kes oli ka saates, ta oli see kuningas on ju, kuningas, siis tema ütles oma selles väljalangemisintervjuus, et teda on kutsutud mingi mitu aastat järjest. Stop the cab, bro. Monika Helme, kas ta käpid? Ja see oli ka hästi huvitav, et kui ma välja kukkusin on ju, siis ma olin kuningaga duellis ja kuningas siis langes välja, mina sain edasi too hetk on ju. Ja siis oma selles intekas kuningas ütles, et ma oleks võinud ka seda Conte partiirot laulda nagu Flamingo laulis, aga see oleks olnud liiga lihtne. Ja ma mõtlesin, okei, Monika. Sul on beef Monika Helmega. Teeme kerge stand-offi nagu sing-offi. Aga nüüd, kusjuures eile kommenteeris mu TikToki klippi, mis ma panin Maskis. Monika Helme kommenteeris. Monika Helme käib TikTokis. Tal on TikTok räigelt elab. Vot sellele peaks reacti tegema. Minge vaadake
vaadake Monika Helme TikToki, see elab. Kuidas sul mingid need mingi maski värgid tekkisid, noh? Sa olid fucking flamingo, kuradi 3-meetrine see, vaata. Jaa, ma olin nii pikk. Ma olen ju päris lühike, on ju, ma olen 65. Päris hull oli, noh, Liisi Esma oli minu see kostüümikunstnik. Ja Liisi helistas mulle, küsis, et kas sul on mingid mõtteid, kes sa tahaksid olla. Ma ütlesin, et mul pole absoluutselt imugi nagu, aga ma tahaks olla roosa. No midagi roosat võiks olla nagu. Ja siis ta helistas meile järgmine päev tagasi oli mingi tavai, flamingo, sobib või? Ma olin mingi let's go. Läksin kostüümiproovi, siis oli see kleidi osa valmis, on ju. Mõtlesin mega cool, nagu kleit on mega ilus, on ju. Ja siis läksin tagasi mõnda aega hiljem ja pidin seda maski proovima. Ja seda esimene kord, kui ma selle maski peale panin, mul oli päriselt selline tunne, et ma minestan ära. Ma ei saa... Oli nii üle? No ma ei saa nagu... Ja. Niimoodi pea vastas või? Ei, mul oli väike siuke vahe ka, mul oli see metallvõre, mis hoidis nagu näost eemal seda maski natukene, aga see sädelev kangas, mis oli metallvõre vastas, tekitas siukse, kuidas ma ütlen sulle nagu, mis taju see on, ühesõnaga ruumitaju ja kogu nagu... Ei saa aru midagi, jah? Sa ei saa nagu aru, kus sa oled ja mis nagu ruumis toimub. Mitte midagi näinud ka või? Ei, ma nägin, aga kõik sädeles ja ma tundsin nagu ma oleks peast valliks läinud. Täis vaata lähed laava, mis toimub, vaata. Sisuliselt jah, aga sul ka, kuidas sul oli üldse? Mul oli täiesti lappes, noh. Mu mask oli see, et vaata, mul oli Kerliga arutasime, siis ta midagi pakkus seal välja, siis küsida, mis sa tahad, vaata, ja mõtlesin, et kuule, ma mõtlesin, et kuna mul on 666 on see sünnipäev 0606, et teeme midagi nagu sellist nagu kurja, vaata. Ja siis seal oli, ma tahtsin Teemon tegelikult algul olla vist, aga siis Teemon oli, siis põhimõtteliselt oli nagu, et vana pagan oli siis mingi esimene hooaeg, mingi hooaeg see oli, on ju. Ja siis ma olingi mingi, et vaatame siis midagi muud, tahad vampiir olla. Ma mõtlesin, no okei, davai, teeme vampiir. No läheb suht sama temaatikasse. See oli cool. Ja siis ta mõtles mingid kujundused värgid välja. Ja siis ma proovisin seda maski ka esimest korda. Panin nagu, ma mõtlesin lihtsalt, panen rahulikult hingad, paned maski pähe, lihtsalt kui ma prooviruumist olla. Ja siis ma lihtsalt panen sisse ja kuule, siin ei ole nagu väga hingata ja me teame, jah. Me teame, et ei ole täitsa karm. Eks mul lõpuks oligi nagu nina juures nagu. No nina juures põhimõtteliselt. Ja see turves, ma olingi lihtsalt okei, see tuleb ikka karm, vaata. Ja siis kui seal need esinemised olid, vaata. Ja siis oligi lihtsalt niimoodi, et paned selle pähe täiesti viimase hetkeni ja ootad, kuni nagu seda pähe saaks panna. Iga vaba hetk ma olen, no kuule, ma võiks vaja, lähme hingame korraks. Lähme hingame oli põhiteema. Lähme hingame korraks, nagu seal kuskil kardinade taga, vaata selle. Lähme hingame, ma istun maha, ma tõmban maski üles ja sa nagu väärtustad seda fucking õhku, vaata. Õhku, mida sa hingad. Reaalselt. Ja siis ühesõnaga sellega ongi, esinedes oli karm, no. See oli ka karm, kui seda Miinuste laulu tegin, see oli ikka täiesti lõpp. Ja sa tõmblesid seal suht palju ju. Terve 2 minutit järjest, vaat seal me tegime ülikaga siis kava ja lihtsalt tõmbled ja mul on nagu, sealt täitsa lõpupoole mul oli siuke, et kuule 30 sekki veel ja mul on juba kõik. Sama. Ja kusjuures tead, kõige hullem oli minu meelest see, et okei, sa teed oma selle esinemise ära, on ju. Aga siis sa pead veel seisma lava peale kuulama seda juttu. Sest et tegelikult ma ei tea, kuidas nagu see jääb. See jääb ikka täies ju pikkuses pannakse see sisse. See on ju mingi 15 minutit või 20 minutit oled seal laval. Kativad midagi, no. Sest nad detektiid jahuvad seal nii kaua ja sa ei jäta seda sisse. No okei, võib-olla sutsu. Aga point on selles, et sa oled tükk aega laval. Ja pärast siis nagu salvestuse ajal on nagu, jah, nad lihtsalt kõik kommenteerivad seal ja siis pärast arvavad ka, on ju. Ja siis ongi, sa seisad seal tähendab veel pärast oma kuradi tõmblemist veel seal ongi põhimõtteliselt 10-15 minutit. Ja siis on see publiku hääletus ka, vaata, see võtab ka aega. Ja ma oligi, siis seisin selle Franzu kõrval lihtsalt mingi, mul nagu ja vaata, see teeb hullemaks, sest see fucking õhtub sul vastu, vaata ka, et seal on lihtsalt, mida ma teen, vaata. Sul ei olegi mitte midagi teha, vaata. Ei olegi, lihtsalt peadki kannatama ja lihtsalt ei kuule ka, mis need vennad seal räägivad seal puldis, vaata, detektiivid, on ju. Lihtsalt ma pean lihtsalt olema kuidagi survive praegu, et ma ei saagi, vaata. Sa ei saa mitte midagi teha, sest mul oli ka korra see hetk, et nagu, vaata, seal saates on nagu reegel, et kui sul hakkab nii halb, et sa tunned, et sa hakkad minestama, siis tõstad 2 kätt püsti, on ju. Siis mõtlesin, et halloo, nagu ma ei taha olla siuke luuser. I'm not a pussy.
I'm not that kind of girl, nagu ma saan hakkama. Ja okei, fine, tegin ära, on ju. Aga ikka väga karm. Aga samas, tulles nagu veits teise teema juurde sellest hingamisest ja sellest rääkides, et mis seal nagu lava taga toimub, on ju. Kas sinul oli ka nagu mingi siuke kogemus, et mõni teine osaline hakkas sinuga tantsima või kuidagi nagu suhtlema? Sest mul oli näiteks ja seetõttu ma nagu aiman, kes näiteks Elevant võib olla. Elevant on siiani saates, on ju. Peame ruttu selle video üles panema, enne kui Elevant välja kogu. See on Genka, no. Ma ei arva, et see on Genka. Ei, ühesõnaga story on siuke. Ma olin lava taga, vaata, seal peab teistele kaasa elama, kui nad laulavad, eks ole. Sa mõtled see teleka ees? Teleka ees. Ühesõnaga lava taga on telekas, nagu seda näidatakse saates ka. Lava taga on telekas, kui parajasti pole sinu esinemine, elad teisele kaasa, eks ole. Nii. Ja siis ma olin seal. Elevant oli seal. See oli ka suhtuma segavahel. See oli suht siuke kringe, vaata, siuke ebavajalik. See oli täiesti ebavajalik nagu selle võistleja jaoks, sest ma niigi ei saa seal fucking hingata selle maski sees ja ma pean veel mingi kuradi seisma seal ja kellelegi kaasa olema. Minge perse reaalselt. Ja, ei sama. Aga ühesõnaga, me olime seal lava taga, eks ole. Elevant oli seal. Enne seda oli veel Puuma. Vot Puuma oli ka, on ju. Ja meile öeldi, et davai, tantsige koos nagu. Ja Puumaga tantsisime seal nagu kõrvuti, on ju. Aga Puuma kordagi ei võtnud mul mingi käest kinni. Mina ilmselt talga mitte nagu üldse ei puudutanud üksteist, eks ole. Te olite kahekesi selle? Me olime tohed kahekesi. See oli kolmene toll. Nii, ja. Siis Puuma läks lavale ja siis Elevant tuli ja tema pidi ootama minuga. Ja siis öeldi uuesti, et davai, Flamingo Elevant, tantsige koos, eks ole. Tegin sama asja, on ju, hakkasime seal tantsima ja siis Elevant lihtsalt võtab mul nagu käest kinni, on ju. Hakkab nagu täiega nagu tunneks mind. Nagu oleks mingi mu tuttav, on ju. Ja siis ma vaatan mingi, tüüp on mingi 2 meetrit pikk mees, nagu mingi, siukse spetsiifilise vormiga, kehavormiga ja siis tantsib ka, ütleme, endale väga iseloomulikul moel. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kes siuke Eesti mees võiks olla, kes mind nüüd nii hästi tunneb, et julgeb mul käest kinni võtta siin maski saates ja minuga lava taga tantsida. Mina ei tea, mis mehed sul on, Desire. Minu hea sõber ja kolleeg Henrik Norman äkki. Henrik Norman. Kusjuures nagu, ma ei ole kindel, et see on Henrik, kuna ma kahtlustasin teda ja ma helistasin talle. Kas oled? Ei, ma ütlesin talle konkreetselt, ma isegi ei küsinud. Ma ütlesin, tšau Elevant, kuidas sul läheb, mis täna tegid muidu? Sama nagu mina tegin sulle. No sisuliselt sama, jah. Sisuliselt sama, on ju. Ja siis Henrik mingi... Mina ei tea, millest sa räägid, et ma olen üldse Hiiumaal praegu, ma ehitan maja, ma olin mingi, maja või? Äkki ei ehitanud midagi muud. Mul on hea lakku, ma olen tavaliselt see, et sa ju tead, vaata, mis kuupäeviti need salestused on. Kuule, mis 25 aprill teed või tegid? No, õhtul olin seal, mis päeval tegid? No, kohe saad aru, kas mähib või mitte, vaata. Sest tegelikult on nagu, kui ikka nagu korralikult, vaata, on the spot pannakse, siis on tegelikult suht keeruline, vaata. Väga keeruline on, jah. See ei ole nagu, hakka nüüd koha pealt käppima lihtsalt mingi vennale. Ja kuule, ma tegin, mul oli salvestus, järgab päev, mul oli noormeister, on ju. Ja noormeistris on põhimõtteliselt kõik need samad vennad, kes on siis salvestasid eelmine päev seal maskis lauljas ka, on ju. Kõik on mingi, vampiire. Ma mingi, mis asja, mis toimub? No sina olid ju. Ma mingi, kus? Siis sa pead siukest nagu lolli mängima, vaata. Kõik on mingi, no mis eile tegid, vaata? Ma ei tea, et hispaania keeles käisin ja kuradi trennis käisin ja sõin ja mingi umbluud, loll. Mõndasid petad ära, aga mõned jäid suht kindlaks, vaata. Enamasti, kes ei valeta ja kes teavad nagu who know their shit, on krimeerijad siis, on ju. Ja, nad saavad väga hästi aru. Grete, Kaia, on ju. Nad olid mingi, kuule, Andrei, ole vait, sa oled vampiir, vaata. Ma ikka vaata vaidlen nendega vastu, aga nad teavad, vaata nii palju inimestega koos, nad teavad igat liigutust, mis keegi artist või keegi nagu inimene teeb. See on täiega tõsi. Lihtsalt nagu, no ei ole midagi teha. No ei ole ja, vaata Eesti nii väike ka on ju. Aga selles suhtes, et... Sul arvati kohe ära või, et sina oled? Osad inimesed arvasid, et mina, aga teised mitte. Nagu sa mõtled detektiive praegu või nagu inimesi, kellega ma läbi käisin või? Ja no üldse inimesed tegid ära oma show ja siis kas inimesed hakkasid sulle kirjutama, et sina... Ja. Mul oli kohe nagu, et teisest saatest, kusjuures esimesest ei olnud, vaata, sellepärast, et Facebooki kommentaarid läksid minu meelest kuidagi rohkem käima pärast teist saadet. Rändajate põhjal nagu liiga palju vist ei öeldud, aga siis see järgmine, ma ei mäleta, mis ma
järgmises saates tegin, kas oli kohe Age of Glory veel ja midagi veel, ma ei mäleta, aga siis hakati ära arvama ja Liina Kanarpikk Detektiividest oli ka ju see, kes kohe pani, et davai mumm nagu üliveendunult on ju ja sellest said kõik teised hoogu juurde. Ma mäletan, ma töötan muidu TV3-s on ju, TV3 portaalis, ma läksin ülesse korrusele, kust uudiste tiim on ju ja siis Kaia oli seal ja Liina ja ma läksin hoopis mingit tööasja ajama nagu oma tavalist asja on ju. Ja siis need pilgud olid nagu see side-eye, mis nad mõlemad mulle tegid, oli siuke nagu, et ma tean, et see oled sina, vaata, aga keegi midagi öelda ei saa. Aga vanemad said nagu enda meelest kohe aru. Ma ei öelnud neile. Mis öeldi, mille pealt siis? Ei no lihtsalt nagu, et minu tämber jah. Oota, üks pakkumine oli veel, keda mind hästi palju pakuti. Elisa Kolk oli üks on ju. Merin Mälk tuli päris palju ka on ju. Oota, keegi oli hästi huvitav. Saara Pius oli ka siuke nagu so-so. Et hästi huvitav pakkumine. Aga no võt ühesõnaga ei tea nagu pigem oli keeruline varjata. Pigem saadi aru. Aga oli ka inimesi, kes ikkagi nagu lõpus olid väga üllatunud ja saatis mulle kirju, et davai poleks nagu never arvanud, et sa oled sina, vaata. Sulle öeldi ka, et kes see on? Kui maski langetasid et no vaata, kui Katri langes välja, see oli mingi see. Kes see on? Vähe. Ma ei tea, kes see on? Ma arvasin, et on rohkem, mingi 2 kommentaari nägin. Aga rohkem ei olnud, seal oli nagu 10 kommentaare, et 2 kommentaari sellest polnud nagu nii hull. Ja seal oli kusjuures osad inimesed hakkasid kaitsma mind, et see on see mumm sealt armastusreaalist. Siis ta mingi, ma ei vaata telekat. Sul öeldaks, et sa oled see mumm armastusreaalist, või? Aeg-ajalt, aeg-ajalt. See on mu lemmiksari risk. Siiamaani pole reaktid. 3. hooaeg tuleb või? Ei tea. Tuleb või? Ma ei tea. Ei tea, päriselt ei tea? Kõik on võimalik, ma päriselt ei tea. Okei. Off the record. Andrei rääkis enne mingit paska ja siis ütles, et ma ei saa sulle rääkida seda ajakirjanik. Siis ma ütlesin, ei, Andrei, see on off the record. See on klassik off the record, homme kõik juba teavad. Andrei võtab üle. Ma ei tea, ma päriselt ei tea nagu. Ühesõnaga, väga raske on nagu sellist asja nagu varjata. Mul oli siuke case, et nagu mul oli täiesti lappes. Ma läksin, vaata, me korraks enne rääkisime ka, et ma tegin hästi paljud, vaata, moonutavad seal oma hääl nagu. Ja tegelikult see, kind of, kui sa nagu oledki laulja ja inimesed on harjunud su lauluhäält kuulma, et sa peadki, sa literaali peadki moonutama. Sest muidu on lihtsalt liiga lihtne, vaata. Ma nagu kind of läksin seda teed pidi, et kuna ma ei ole nii palju nagu mingeid lauluvärki nagu isegi kind of välja andnud ja siis ma mõtlesingi, et okei, suva, ma siis teen niimoodi, et ma nagu laulan nii hästi kui võimalik aine. Ja lähen nagu seda teed pidi, et ma siis nagu, et oleks sitaks hea esitus, vaata. Ja ma kuidagi loll aju on mõelda, et okei, et võib-olla nagu isegi, et kui ma pole laulnud, siis ikka häält tuntakse, et iga nädal kuskil räägid, vaata, oma videos või inimesed nagu on harjunud sellega, siis kohe kui suu lahti teed, see on see vaakene, siis ma nagu selle peale võib-olla ei mõelnud palju, aga ma tahtsin, et oleks hea esitus, vaata, ja mul oli kohe nagu see, et okei, inimesed arvasid mind seal ära mingit hääletämbri järgi, mis iganes on. Aga no mul oli see lappes, et ma jalutasin lava peale ja mul olid juba mingid vennad kirjutasid. Sul on päris spetsiifiline kõnnak, jah? Teed seal telekas, vaata. Täiesti haige tegelikult. Lihtsalt see, et nagu ma jälle kõnnaku peale nagu ei mõelnud nagu kind of. Üritasid midagi teistmoodi teha, aga ikka loomulik, see värk tuleb välja. Ja siis lihtsalt kõnnid ja siis seisad seal. Kaiad ja need kõik ütlesid mulle. Jälle nad iga nädal me tegime seda noort meistrit kaas. Ma kogu aeg seisan seal, kõnnin, mis iganes. Nad literaalilt näevad iga nädal mind sellises asendis, vaata. See saad nii. Vaata, mul on siuke spetsiifiline jalad natuke, vaata, siuke parem jalg kella 1 suunas, vasak jalg kella 11 suunas ja siuke suht konkreetne stants, vaata, enne. Ja sina seisad nii. Need on sinu reied. Need on sinu reied. Ma olen suht fat. Sa ei ole fat. Fat reied on mul. Ei ole fat. Nagu, jah. Natuke liiga ja siis ühesõnaga, need on sinu reied, vaata. Täitsa pekkis tegelikult nagu, et mille järgi nagu inimesed aru saavad. Ma isegi häält polnud teid, ühtegi vihjeid. Pole suud lahti isegi teinud veel, juba on lappes. Ja isegi mingid vihjeid, mitte midagi olnud. See oli sina, vaata. Normaalne. Ei, aga nagu selles suhtes, et just enne rääkisime ka, vaata, kaamera väliselt, et me kasutasime sama takut, on ju. Võimalikult hästi laulda ja mitte moonutada. Tänases saates just nagu kukkus välja siis Kiisu, on ju, kes oli Nelalis
ja mina olin täiesti kindel nagu terve aja, et see on Kristel Aaslaid nagu, kuna ta räigelt moonutas oma häält, vaata. Ja mul on siuke tunne, et siin mõned vennad veel, kes on saates siiamaani sees, nad ongi võtnud hoopis teistsuguse taktika. Neil on jumala savi nagu, kuidas nad laulavad, kuidas see asi kõlab. Neil on lihtsalt päeva lõpuks see, et nad ei kõlaks nii nagu nemad. Me tegime nagu seda valesti, vaata. Yeah. Me ei mõelnud nagu. Ja mina küsisin veel ka nagu enne nagu saatetiimilt, et äkki ma peaks nagu veits rohkem moonutama, onju. Aga siis mulle öeldi, et nagu arvatavasti nagu mitte, et keegi tulema peale, aga siis hiljem mulle öeldi, et davai, nüüd sa võid hakata moonutama. Ja siis ma enam ei osanud. Siis oli juba lille nagu, siis ma ise ei saanud hakkama. See üldse kogu see minu arust saate salvestus hetk oli, see oli põhimõtteliselt terve päev, onju. Siis sa võisid arvestada, et see on siuke üks päev mitte rääkimise rehabi, vaata. Ausõna, minu jaoks oli väga raske. Nagu me räägime mõlemad palju, onju. Ja sa lähed sinna, põhimõtteliselt kui sind hommikul esiteks, kuidas meid võttepäevale viidi, oli see, et meile tuldi siis mingi hommikul autoga järgi. Autos me vahetasime riided ära, panime selle mingi pusa selga, meil olid mingi see suusamask ja visiir. Jah. See pandi ette, kapuuts pähe, kindad kätte, ja siis viidi nagu stuudiosse, sealt põmm, jalutasime oma siis mingi sinna backstage'i, kus olid siis igal vennal nagu eraldi boks, aga need oli nagu kardinad, vaata, ehk siis tegelikult kui ma oleks nagu veits siuke, pohhui, vaata, ma oleksin nagu sup, piilud sisse, vaata, mis toimub, vaata. Aga ühesõnaga, et meil olid seal eraldi boksid ja siis me pidime lihtsalt seal põhimõtteliselt terve aeg vait olema. Kõik telefoni mingid name'id ja airdropid ja bluetooth'id ja kõik asjad muudad ära, vaata, et jumala eest seal keegi midagi aru ei saaks. Ja siis lihtsalt istudki, vaata. Lihtsalt istud seal ja oled telos ja sul mitte midagi ei ole teha, vaata. Ja see on nagu siuke nagu ainult kui, ma ei tea, kas seal Triin või siis kostüümitiim tuli sisse, nemad vaata küsivad midagi sealt ja siis sa oled mingi, et Ja just, sa ei saa isegi öelda, et jaa või midagi, vaid sa pead nagu niimoodi suhtlema sisuliselt. Et see oli päris huvitav minu jaoks endal ka nagu väga huvitav kogemus terve päev vait olla. See on lihtsalt nagu, ma räägin nii palju, ma räägin nii kogu aeg, iga päev konstantselt nagu. Ja siis, et ma pean olema need võttepäevad nagu totaalselt vait. Aga samas see oli nagu põnev, see oli midagi teistmoodi. Ja ma ütlen nii, et see oli totaalne rehab, aga vahepeal tuli mõni naeruturtsatus nii minul endal kui ka mõnel kaaskodanikul, kes saates osales. Sul tuli naeruturtsatus, tead, mis mitte minul, aga vastaskambris vennal tuli või? Väike peer. Ja see haises ka veel, saad aru. Ja saad aru, ma lihtsalt mõtlesin, et kas ma ütlen midagi ei ütle, vaata ma mingi, et kes see oli? Ma ei tea, kes see oli. Aga see oli siuke ja see raibe läks haisama ka, saad aru või? Ma istusin selle oma ette, mõtlesin, tegelikult oli natuke naljakas ka, vaata, mõtled, lihtsalt istud, kõik vennad peavad räme vait olema, vaata, ja siis mingi vend fucking vastas, ja siis ma olen mingi, et tea, kas ma nagu ütlen midagi või nagu, kas teen mingi pulli või teen ise vastu, vaata, et et siuke huvitav, ja see lihtsalt, see oli siuke täitsa nagu läbi kardinäka tuli see siuke sõrmtse ka oi kurat, raisk. Ja mul oli siuke olukord oli mulle. Kes see oli? Ma ei tea, tunnistage üles, kes seal istus, kes seal peeretas backstage'is, palun häälge mulle. See oli päris õudne. Ma siis lauli piip lihtsalt, keegi peeretas. Ei, reaalselt, aga ei, see olid, kes põhimõtteliselt kuulsid igat liigutust, mis tegelikult absoluutselt, jah. Kohe, kui mingi vend hakkas vaata seal, ma ei tea, mingi oma kava proovima, ja see oli kohe, kuuled nagu sahin käib, käib, jalad panevad niimoodi, vaata. Mingi vend. See oli mina olin see vend. Sul sai tõmblenud nii palju ringi? Ma tõmblesin räigalt seal. Sa tõstisid paigal kogu aeg või? Või sul oli üks kava või? Ei, mul oli küll tegelikult. Mulle lihtsalt, kusjuures ma liikusin mega palju. See on üks huvitav asi. Ma tegelikult nagu maski all liikusin ja selle kostüümi all, aga seda ei jäänud üldse näha. Ma vaatasin hiljem telekast, et kuidagi, vaata see jalg, sul oli jalgu näha, on ju, aga mul oli see suur kleit, mis varjas kõik selle ära ja isegi käed, nagu mul keha tegelikult liikus, käed liikusid, aga kuna mul
mul olid need volangid siin, see tüllist, siis isegi seda ei olnud nagu väga näha. Nii et hästi keeruline oli, aga ühesõnaga, ja siis kui see Monika välja kukkus, siis tüübil oli vist nagu täiesti ükskõik juba vaata, et ta on saatest välja kukkunud, on ju. Ja siis ta oli Krimmis nagu ja mina olin edasi saanud, eks mu kõrval boksis nagu pakkisin asju kokku. Ei no ma tiksusin ka korra nagu, aga lihtsalt pakkisin asju ja siis kuulen, et nagu Monika paneb vihaselt, et nagu mingi nojah, et saatest kukkusin välja, aga vähemalt ma ei ole nagu meie peaminister, kes tegeleb idavedudega. Siis ma mõtlesin, et huvitav, kes seda võiks öelda? Laamist, kes see ilmselt seal oli Grete või kremeerijates? Laamist hakkad kremeerijale kurtma, vaata. Ja siis Grete üritas lohutada, ma ei tea, kas see oli Grete, aga üks kremeerijatest ühesõnaga, et et nagu väga tubli, et väga kenasti laulsid. Ei, Kaja Kallas on tegelikult normaalne, anna talle nagu armu veits, vaata. Üritas kuidagi nagu pehmendada seda asja, vaata. Ja siis Monika oli mingi et ma olen väga hea laulja nagu. Et ma olen Viini ooperis käinud laulmas, ma ei tea, mis ta rääkis seal. Aga saad aru, et tegelikult nagu saateosalised ei tohi teised teada, kes on teised saateosalised ühesõnaga. Ja mina sain siis selle järgi aru nagu, ilmselt ma ei öelnud too hetk kellelegi on ju, et kes siis kuningas on, kuni ta siis välja kukkus, aga nagu ta sisuliselt ikkagi rikkus nagu saate reegleid, vaata. Boksis hakkas rääkima tõimalt nagu. Aga tal oli ükskõik siis juba. Kuidas sul, kui sa välja langesid, mis sul emotsioon oli? Ma olin ausalt öeldes, ma olin päriselt väga positiivne. Ei, mitte thank fuck, sellepärast, et ma ikkagi lootsin võita, on ju. Ma olen maksimalist, on ju. Aga okei, fine. Mul oli hea meel, et ma sain rap-kaadi ära teha, sest et ma teadsin, et nagu davai, mul on mingi paar lugu, ma teadsin, ma tahan teha Time to say goodbye ära, Kotte Partiro, eks ole, ja siis rap-kaadi. Ja kui ma need sain tehtud, siis ma mõtlesin, et davai, mis seal ikka vaata, on ju. Tore oleks edasi saada, aga kui ei saa, siis pole nagu maailma lõpp nagu. Ja sul? See oli bitter või? Bitter loser. Ma olen bitter loser, jah. Ei, ma vihkan kaotamist selles mõttes, aga ma läksin ka sinna selles mõttes, tahaks nagu võita, on ju. SA see saade läks hästi, on ju, seal oli kõik tipp-top, on ju. Seal võib-olla lihtsalt oligi see, et seal nii palju läks nagu kind of andsin ära võib-olla. Ja siis vaata, inimesed hakkasid nagu rääkima siis netis ka vaata kohe, et detektiivid ei saa midagi aru, on ju. Ja siis neid inimesed netis hakkas rääkima, see on see Vaakin, reiet tema omad, perse raisk. See õudne. Ühesõnaga ja siis teisest saates juba üks detektiivides järsku teadis, kes see on, ja siis hakkas seda agendat suruma ja siis mul oli, et ja vaata on see case ka, mis ma nagu nii-öelda selle saate puhul nagu olen tähele pannud, on see, et see duell, on ju. Ja kui on duell, siis see, kes teeb nagu show'na asja ja see, kes teeb nagu üksi, on ju, siis see, kes teeb üksi, tal on palju raskem selle show vastu, vaata. Ja, see on tõsi. Eriti kui see nagu esimene voor, vaata, sest rahvale meeldib nagu on mingi ikka äge, nagu mingi äge värk, vaata. Kui see just nagu ongi mingit ooperit, sa vist üritasid mingit ooperi värki teha, on ju? Mul oli Rändajad esimeses ja siis ei ooper oli see. Kuskil hiljem, vaata. Hiljem. Aga mõtlengi, kui just ei ole siuke asi, mis on nagu reaalselt vokaalselt nagu äge, on ju. Aga enamasti läheb show peale ja sa vaata esimeses voorus, kui sa nagu ei ole nagu see hea show, on ju. Ja siis ja teisel on ja tal on veel mingid tantsijad ka kõrval, on ju, siis see läheb nagu sitaks peale, on ju. Ja see ongi, mul oli see nüüd siis Kiisu, ehk siis neil oli Vaiksu oli vastas ja tal oli tegelikult jumala äge esitus, oli kõik värk-särk, on ju. Mina valisin selle War of Done, on ju, mis oli see soolo, mis on tegelikult jumala äge laul, on ju. Ja seda kui ma olin seal taga, vaata, tema Kiisu esitas siis esimesena, on ju. Ja mina olin seal taga jälle, mulle öeldi, mine tantsi seal päev üle, ma olen mingi mehed, ma ei saa hingata, on ju. Ma kuulsin, kuidas see Kiisu hakkas esitama oma seda lugu, siis ma olin mingi, et davai. Lähme teise voorus juba, mis me teeme, mis me aega raiskame siin on. Saad aru, et see nagu juba saad aru, et see ei ükskõik, sa võid perfektselt seal laval liikuda, ega sa lihtsalt ei saa vaata, sest rahvale meeldib see värk, on ja siis ma läksingi sinna nagu, tegin oma selle War of Done ära ja siis nagu saad aru, et ma ei nagu, mis me seisame, lähme teise vooru juba, on ja nii, ja siis tuli see mul see teine voor, on ja ma tegin seda La Vida Locat, on ja seal panin kõik show'd, showpump, kargan, tantsin jälle, liigutused, värgid, särgid, on ja siis sauna vihtkes siis niisama, aga nüüd on siis niisama seisis ja nüüd on siis see teine voor on see, kus detektiivid on ju valivad. Nii, ja siis kui me seal valimiseks läks, on ju, vaata, kes see siis nagu edasi pääseb. Ma nagu kuulen korraks detektiivide juttu, on ju, mõtlen, et Kanarpiksana, see Vaakin, sina oled, sina ütlesid seda ja toda ja järsku teadis kõike minu kohta, on ju, vaata. See on ikka see Vaakin, Ines oli, see on ka vist see Vaakin ikkagi. Siis kui nad seda räägivad seal, et ma seisan seal, mõtlen, et
ongi perses. See tuli see väike. Ma lähengi koju, vaata. Oi, plähe, vaata. Kuidas, mis juhtus, vaata. Ma isegi shave'inud täna, mõtlesin, ma olen nii kindel, et mul midagi juhtunud. Nagu, mul mingi pläust oli siin igal pool, vaata. Ja ma mingi, nojah, siis. Nagu ise nagu veel räägivad seal, ei ole öelnud. No okei, davai, koju minek, jah. Okei, ja siis Jõekalda vist ütles seal, edasi pääseb sauna viht, ma olen mingi. Davai, super, vaata. Minek. Kuidas nii, on. Ja siis see lõppes ära ja siis ma, see on siuke ikka, vaata, langed välja, fucking nõme tunne, vaata. Sa on nii petnud, vaata ise endas natuke, vaata. Ma olin ka, ma mäletan seda tunnet täpselt see, mida sa ütlesid, et nagu ongi minek, vaata. See hetk, kui sul jõuab kohale, et davai, sa pead maski ära võtma ja kusjuures huvitav, mul oli täpselt sama. Ma olin mingi täiesti magamata ja mingi meik oli mingi, no mul ei olnud meik peal ja mingi näonahk veits lappas nagu. Ja siis ma mõtlesin, davai, nagu see kord just nagu, kui nüüd on nagu mingi lape, siis ma pean maski ära võtma, vaata, aitäh teile sõbrad. Aga päeva lõpuks nagu minu meelest saatetiim nagu selles suhtes oli tubli, et nagu kõik nägid väga head välja. Nagu kui maski ära võtsid, kõik olid jumala nagu ilusti nägid välja, et selles suhtes oli nagu väga hea. No siis olingi, läksin sinna Grimmi-ruumi ka, siis mul oli Grete selles, Grete oli mu siuke post-see psühholoog, vaata. Ma mingi, ja nagu sa ei ole vaata kettas mitte kellegi peale otseselt, vaata, aga sa oled lihtsalt mingi, kurat, no et nagu lihtsalt nagu endal on nagu nii sitt, vaata. Sa mingi, lihtsalt istud seal, mingi, noh, davai, lähme siis, vaata. No ja siis teed oma asja, aga lõpuks on see, et tegelikult vahet ei ole. Tegelikult ei ole vahet, noh. Tegelikult vahet ei ole, kas sa võtad selle maski 4., 5., okei, esimeses saates ma poleks tahtnud välja. Ole vaid, ma tahtsin ka seda öelda, ma ei julgenud enne öelda. Esimeses ma oleks tahtnud seda maski. Mul on Katrist nii kahju tegelikult. Ma ei saanud aru, mis nad ta välja üldse saatsid. Ta oli jumala tubli tegelikult. Ei, ta laulis väga hästi, nagu ta võttis nii keerulise laulu Eufooria oli vist, on ju? Jaa, aga nagu, jah, Katri vastu mul oli S-ad välja, aga ma ei saa aru, kuidas... Esimesest ei oleks tahtnud välja langeda. See on nagu kõige vastikum. Esimene võib-olla, jah, ei tahaks, aga siis ongi 2., 3., 4., kui sa oled juba 2 lugu vähemalt rääsinud, siis vahet ei ole. See on tegelikult win-win. Kui sa nagu juba saatesse saad, on ju, sa juba saad seal laulda, siis sa saad sealt endale ikkagi, sa saad inimestele näidata, milleks sa oled võimeline, mis on sinu erinevad nagu tahud, et selles suhtes tegelikult ega sa sellest saatest ju mitte midagi ei kaota, ainult võidad. Ja see ongi, see hype tulebki lõpuks see, kui sa võtidki selle maski maha. Just tegelikult see tuleb alles siis, on ju. Ehk siis lõpuks vahet ei ole, ongi 4. või 7. suva. Täitsa ükskõik. Sest siis nagunii sellest räägitakse, kajastatakse ja ega see kuskil nagu ära ole. Ma lihtsalt ise olin nii fucking pettud. Ma olin kurat. Mul oli mingid playlistid ja asjad välja mõeldud ja mingid... Mul ka, jah. Järgmisteks saadeteks. Et kõik asjad olid juba välja mõelnud, aga lõpuks, ju siis nii pidi minema. Ju siis pidi minema. Selles suhtes, et ma arvan, et me võime mõlemad rahule jääda. Päeva lõpuks oli ikkagi nagu hea kogemus ja põnev oli ja ma usun, et saime siit nagu ikkagi endale platvormiga juurde. Ines ütles mulle näiteks, et ta arvab, et minu jaoks võib väga kasulik olla, vaata, kuna ma tahan ju laulmisega ka ikkagi tegeleda, et siis see võib olla nagu algus millalegi, kui inimesed on kuulnud, et ma nagu teen erinevaid asju, vaata, mis on tegelikult jumala nagu, seal saabki kõik proovida. Et sa saad näidata ja proovida, vaata, jah. Just, et see on nagu tore. Mis sa nüüd teistmoodi teeksid? Kui ma peaksin uuesti lähed? Tead, ma ütlen nagu niimoodi, et ma ei tea, kui palju ma oskaks teistmoodi teha, sest et ma olen räige strateeg, nagu ma ikka tollel hetkel ka, kui me selle saate pakkumise vastu võtsin, aga ma ei läinud sinna käega lööma nagu. Ma ikka räigelt kaalusin, davai, selles saates ma laulan seda laulu, teiseks lauluks ma võtan selle. Mingi loogika nagu. Mingi loogika, katsusin tekitada mingi taku, on ju. Aga ega ma ei tea, päeva lõpuks on see ikkagi nagu õnne küsimus, kes sul satub sinna publikuks, vaata juba see on ju, et kas sul on seal pensionärid, on sul lapsed, on sul seal noored, kes sul seal on, vaata, et sa ei saa seda niimoodi otsustada. Võib-olla ainuke asi, mida ma teistmoodi teeks, on see, et oleks see, et ma moonutaksin häält rohkem. Ma keskenduks hästi mingi lava liikumisele. Ja võib-olla see ka, jah. Sest see nagu ongi, et tahaks sellest nagu lahti saada, kus sa tantsid seal, teed mingi kava, teed mingit asja, sest lõpuks ikkagi see loomulik võtab üle. Et tahaks nagu lõpuni välja nagu kontrollida ikkagi, et nüüd see käsi ei lähe minulikult, vaata nüüd niimoodi kuidagi, aga see läheb mingi näiteks
teistpidi on ju, mis iganes vaata, et just nagu need liikumised tahaks ära parandada, no et ongi see moonutamise värk, no eks ma arvan, seda peavad tegelikult lõpuks kõik tegema, aga lõpuks ei taha ka laulda mingi tahad oma häält näidata kinda, tõesti oleks hea vaata. Nagu meeldib kuulata ka, mitte mingi kuradi hakkad mingid nasaalset mingi kuradi asja kuulama vaata. Pärast on mingi piinlik. Mis asi see on nagu. Okei, aga Andrei, teeme mingid nimepakkumised. Praeguseks hetkeks on saates veel sees Pull, Puuma ja Elevant, on ju? 3 tükki. Elevant, finaal tuleb ka nüüd. Elevant on, ma arvan, Genka ikkagi. Tavai, Henrik Norman ütleb mina. Okei. Puuma on Taukarinja. Arvad või? Jaa. Ma arvan, et Puuma võib olla Robert Linna. Okei. Ja Pull... Robin Valting. Seda confirmin, et ei ole. Tavai, siis on Pääru, jah. Sest et sa reast arvasid, et on Robin. Midagi oli väga sarnast. See Andrei, kes on ühte mingit Robini lauset lauldes parandanud Melodainis 3 tundi, väidab vastupidist. Ja ma arvan, Robin oleks isegi seda vastu võtnud selles mõttes, et tal hakkaks nagu produtsendist kahju, vaata, kes seal salvestab neid asju. Tahaks kahju, vaata, sõbraki, sorry, vaata. See ei ole ikka nagu... See ei ole see. Sul on lihtsam praegu nagu... Laula ise sisse. Pane lihtsalt kogu programm kinni, vaata, vahetele. Siis tee nagu läbi AI, vaata, salvesta, pane mu voikbox kuskil AI-s jooksma ja siis pane lihtsalt jooksuta sealt läbi, vaata. Ja pluss siis ta oli salvestuse päeval. Ta oli siis Saksamaal minuga. Jaa, tavai. Nii et ta ei saa olla. Sorry, sõbrad, ma rikkusin need ära, nii et nüüd te teate. Aga ma Pulle, ma ei tea, no seal oli mitu tegelikult olnud. Ma korra mingi saade tundus nagu Joss oli. Jaa, ma mõtlesin ka, et on Joosep. Hästi. Oli väga nagu, jah. Siis seal räägitakse, et Pääru vist on. Mina arvan, et ongi Pääru, aga ma ei tea. No sa peaksid teadma teda. No ma tean teda, aga kes on Pääruga nagu rohkem kursis, siis teavad, et Päärul on väga siuke kähisev hääl, on ju. Tal on väga spetsiifiline maneer. Ma ei ole teda laulmas. Jah, just. No, lähme. Paiale pani mingi vihaselt seal armastusreaalis. Armastusreaal mu lemmik. Lähme. No, mis? Kogu aeg. Ei oska enam midagi öelda. No. Ta oleks kogu aeg nagu valudus olnud. Tegi keegi Pääru aja, vaata, ehitamised, ohitamised, tegi compilation, et see oleks fucking geniaalne. Armastusreaalist võtke kõik välja. Aga ühesõnaga Pääru aja, keegi midagi pakuti veel. Aga ühesõnaga Pull, jah, ma ei tea, kas siis Pääru või Joss, no. No tavai, pange kommentitesse, mis teie arvate kirjutage, mis teie arvate ja siis vaatame, kes meist luuser on. Meie oleme nagunii. Meie oleme nagunii, äkki olete teie ka. Meie oleme nagunii. Ühesõnaga lõpuks tegelikult oli vahva kogemus, no. Ei, täiega lahe oli. Mul on üli hea meel, et kutsuti ja et me saime osa võtta sellest ja mina olen igatahes väga tänulik ja hea uusi väljakutseid ootama. Mulle ka väga meeldis ja just see ongi, et võõrad inimesed ka sellest ainult räägivad. Ja just. Ja jälle, selle saate kontingent on küll nagu siiani. Täpselt, sest et kõiki huvitab. See on uskumatult hea saade, sellepärast, et isegi kui sa saadet ei vaata, on ju, mida ülipaljud inimesed ikkagi vaatavad, on ju, siis sa lähed Delfisse, sa teed lahti ja sul on kohe ees, kes langes maskist lauljast välja. Kõiki huvitab, nagu need on mega loetud uudised, et selles suhtes jaa, see on väga suur au üldse siukses projektis kaste. Suur asi on see, jah. Mis sul ikka, mis sul nüüd ees ootab? No eks kuulete, kui on tehtud. It's your time to promote yourself. Jälgige mind Instagramis. Ongi kõik, see on see promo või? Tõsine mumm. Ja see on mu promo. Jälgige mind Instagramis. Jälgige mind Instagramis, siis te kuulete, sellepärast, et tead Andrei, kunagi mõned aastad tagasi, me tegelikult Andreiga tunneme pikalt. Andrei teab, et mulle meeldib väga palju rääkida, lobiseda, on ju. Ja mõned aastad tagasi ma rääkisin enne, kui mul olid asjad tehtud, on ju. Ja siis Andrei ütles mulle ka minu meelest kunagi, et jää vait, nagu ära räägi. Ja staru, ma tegelikult... Ma võisin just täpselt nende sõnadega, ma võisin täiesti öelda ja ma isegi välistada. Ja staru, ma pole nüüd mitu aastat enne, kui mul on projekt tehtud, mitte ühtegi fucking sõna öelda
öelnud nagu ja ma jätkan seda joont. Nii et ma ei ütle teile mitte midagi enne, kui mul on asi tehtud, aga ma loodan, et tulevad uued ägedad asjad. Aga räägi endast, sa õpid hispaania keelt praegu? Ma õpin hispaania keelt, jah. Ja. Läheb hästi. No nii, väga kena. Mulle küsimus, kui sa ütlesid, et me tunneme päris pikalt juba, siis oli see mul, siis kui sa TikToki maailmas veel. Ma teed praegu teed. Ma teen ka TikToki, jah. Ma teen siiamaani, aga nagu mitte enam nii nagu. Ei expose enam mehi või? Seda ma enam ei tee. Inimesed ei kirjuta veel, et kuule teed. Mummo, bring back Desi Mumm. Jumal tänatud, see on kadunud. Bring back the detective. See on unustusse vajunud detektiiv Desiree. See oleks päris naljakas tegelikult. Mehed ongi lollid. Täitsa uskuvad. Me olemegi lollid, saad aru. See oli nii haige. See oli nii haige nagu. Isegi kui need uudised olid juba ilmunud, et ma teen seda eksperimenti, siis ikka veel. Okei, vaata USA seal, saad aru, et ei jõua vaata kõikideni. No fucking Eestis, bro. Täitsa uskuvad. Bro, kõik uudised, kõik asjad on tehtud. Ma tegin mingi reacti ka sellest, vaata. Kõik pull on tehtud ja mingid vennad ikka fucking langevad lõksu, vaata. Aga ühesõnaga see, et kui sa seda aktiivselt tegid seal, noh, tookord sa tegid nagu väga-väga aktiivselt seda. Sa olid mingi, et me võtsime su peale kuskilt, et sa olid mingi, et issand, et pole 2 päeva contenti teinud, et täitsa lappes ju. Peaks tegema kiirelt, välist kõik. Vaata mul õla. Mida sa just ütlesid? Ma võtsin asju tõsiselt, Andrei. Mida sa just ütlesid? Pole paar päeva contenti teinud, vaata. Kui me kastis niimoodi ära, kuule, Mumm, palun, nagu relax, nagu. Siin majas niimoodi räägite, vaata. Pole paar päeva contenti teinud. Ja me sõitsime kuskile peole või midagi, või mida me tegime nagu, ja ma täiesti lambist mingi olin, et pole paar päeva contenti teinud. Pole paar päeva contenti. Kastis ära, vaata. Kastis ära, jah. Ei no, selles suhtes, et vaata ikkagi on ära tasunud nagu. Teike nalja, mis te teete, on ju. Started from TikTok. Mina olen massis laules, nii et fuck you all. Started from TikTok, now we're here. Ei selles suhtes, noh, mitte, et now we're here, väga palju on ju veel teha, ega me ei ole ju kuskil eriti jõudnud ikkagi laias laastus, kuigi on ikkagi mõned ägedad asjad saadud tehtud, on ju. Aga selles suhtes, et vaata kunagi oli küll see, et siiamaani on veid see, et see on mingi TikToker nagu ja need TikToki laivid on eriti selle TikToki maastiku nagu ära rikkunud. Aga ikkagi, kui sa oled tubli, viitsid teha nagu, sotsmeedia on nagu... Sa ei tee TikTok laive või? Ei, what the fuck? Võtad mingi requeste vastu seal. Ma ei saa aru, seal on ainult mingid joodikud ju. Sorry, nüüd ma saan jälle heiti. Kusjuures tegin nende TikTokeritega lugu nagu TV3 portaali ja küsisin ja seal on mitmed inimesed, kes reaalselt elavad ära sellest nagu. Teenivad mingi... Kas ei ole läbi TikToki nad lihtsalt kannavad? Nagu osad on see, et kannad on ju, aga läbi TikTokis, et ka. Saad on mingi Galaxy'd asja. Thank you for the galaxy. Mis see tähendab? Ma ei tea, see on mingi asi, ma tean, et Galaxy on olemas sükke asi. Saadad mingisuguse emoji või emote või mingi kuradi asja. Esimest korda kuulen. Ja siis see nagu rahaline väärtus võtad selle live TikTokeri jaoks. No see on küll äge asi. Jah. No see, need NPC, vaata, TikTokerid, kes teevad jaa, teevad NPC-sid. Thank you for the galaxy. Thank you for the galaxy. Jaa, okei, fine. Spider-Man NPC, vaata, toa mulle ette kogu. Aga sa võiksid hakkama äkki TikToki läbi tegema. Ei ole, rahu nüüd. Aga TikTok on palju explosivim platvorm kui YouTube. Tegelikult, on ju? Ei või? TikToki view on mõttetu view. Vot kus nüüd ütles, niimoodi ütled. See inimene, kes praegu meid siin 50 mintse hiljem vaatab ja ikka veel meiega siin on. Okei, seda küll jah, see on suurem väärtus. Aitäh, et sa meie iba kuulad. Aitäh, et sa oled siiani siin. Ja see ongi vaata see AZ and Chilli nagu kanali see mõte, et see iba ajamine vaata. Aga see inimene, kes praegu siin on, see on fucking legend. No. Sa oled legend. See tähendab seda, et ta on ikkagi, ta jaksab, ta on ustav vaataja. No. TikToki selle timespan on 3 sekki ja kui sa juba midagi tarka ei ütle, sa mingi get the fuck out of my life. See on aus jah. Inimeste see attention span on nii lühike nagu, et kui sa oled meiega, siis sa oled champ ja... Kõik YouTube inimesed, kes te YouTube'is olete, I love you. Ja te võite mind ikkagi Instagramis ka jälgida, sest ma toodan päris huvitavat contenti. Nii. Sul on seal mingi poliitika värk ka. See on ka jah. Seda ei jaksa jälgida. Ei, ma ei tee poliitikat, ma teen diplomaatiat, aga ühesõnaga. Meie lihtrahva jaoks on same, nii et same but different. Jah, same but different. Me oleme lihtrahvast, sa tulid poliitikat. Ühesõnaga, Andrei hakkab saadet tegema, sellepärast ta hispaania keelt õpibki. Jah, täpselt nii on. Ühesõnaga, ärme enam lolli iba aja, kõik on vist räägitud. Kui mingid midagi veel tahate teada, küsige.
vastame äkki millalgi Yeah. Ära saa liiga palju seda maskis lauli asjad räägi, sest et sa oled juba langisid mingi 5 nädalat tagasi välja ja siis sa ikka räägid sellest. Vihased lihtsalt. Ma panin ühe pildi ja siis davai, let's go. Vaatsi ka. Ta ma lihtsalt nii ette saada välja langisad, et ma ei too sellest saates midagi kuulda. Ei, nüüd on kõik selle videoga, videoga rohkem siis maskist laulust ei räägi. Mina. Okay, sobib. Aitäh Mummu, et sa tulid. Aitäh Seva. Ja aitäh, et te kuulasite. Pole ammu niimoodi siin sellel kanalil rääkinud, jutustanud. Peaks rohkem tegema, andke teada, mis tahate näha veel. Väga tore oli. Sellist laadset asja. Ja seal ikka näeme siis uutes projektides ka veel edaspidi. Ole tubli Mummu. Sina ka, Andrei. Tšau. Tšau. Aitäh, et vaatasite.